Tegutseme 2 grupiga praegu Visahallis ja Turus. Erinevad vanused mängivad mul koos seal. Täna ka 12 poissi on mul kaasas, isegi üks tüdruk julgelt mängib poistega meil kaasa ja oleme enamus võistlustel olnud esindatud. Sära laste silmis on olemas küll, tullakse mul varem saali, kuna mul enne saali mind ei ole kedagi, et saavad seal juba oma pallidega loopida, et paljudel on oma pallid juba soetatud ja olen kuulnud ka, et kodus nii paar pildiraami on isegi katki visatud, et see trenn jätkub neil ka väljaspool treeningut. Meil on võetud nüüd ka 1.–2. klassist uusi peale, et loodetavasti saab ka seal varsti miniliigates osaleda. Suuremad poisid näevad, et väiksemaid tuleb peale. Paar trenni teeme vahepeal koos ka, et väiksemad saavad just selle vanematega mängimiskogemusega juba kätte. Panen tihti peale nad ise otsustama mängu jooksul, mitte ma ei ütle, et sina nüüd söödad sinna, sina sinna, et pigem nad peavad ikkagi koostööd ka arendama. Lastevanematega suhtlus on täitsa olemas, tihtipeale enne võistlusi just tuleb mul hästi palju läbi rääkida. Olen teinud erinevaid üritusi, siin jõulude ajal oli viimane turniir, kus lapsevanemad said laste vastu mängida. Nägid ka ära, mis me trennis teeme, mis tasemel nad ise käsipalliga on, mõni sai esimest korda reeglitest teada midagi. Minu enda soov oleks selle grupiga, mis mul praegu siin on, edasi töötada, keskenduda sellele, et saada poistele rohkem trenniaega, suuremat platsi ja et neil tekiks selle suure käsipallitunnetus, et kui me täna oleme esimest korda põhimõtteliselt lapsed on mul siin suures saalis, et paljudel on hästi-hästi võõras see. Aga 2 aasta pärast ma loodan, et meil on tekkinud selline võimalus, kus meil ka on võimalus niimoodi mängida ja siis ma usun, et areng on ka hüppeliselt kiirem.